Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No sellel nädalal ongi see, et teil tuleb enda julgus kokku võtta, teha mingisugune otsus. Jaa, siin on nagu valik vaja teha. Valikut tähendab, te peaksite otsustama millegi üle, aga selleks tuleb teil võtta kokku oma jõud ja julgus, et seda valikut teha. See on ka nüüd seesama kuidagi 2 nädalat oli teil see raha jutt siin, et vaesus tuleb ja raha ei ole ja kõik on hukas, siis sellel nädalal ma seda ei näe. Ma näen siin küll müntide baas ja müntide baas tulebki heade uudistega. Ja kohe kõrval on mõõkade 2. Mõõkade 2 ütleb, et ei saa edasi liikuda, kui te pole valikut teinud. Siis on teil karikate rüütel. Karikate rüütel ütleb, et tundke teenimisest rõõmu. Karikate kaardid on meie emotsioonid, meie tunded ja meie suhted. Edasi ongi see julguse ja jõukaart. Siis on alumises reas on õiglus, mõõkade baas ja müntide 8. Kuna esimene kaart ja viimane kaart on müntide kaart räägib sellest, et teie ise olete oma laeva kapten. Jah, armsad lõvid, teie ise juhite oma elu, teie teete oma otsuseid, teie olete oma laeva kapten, teie küürite tekki ja juhite oma laeva. Siin on mingisuguse rahadega seotud asi nüüd, mingi projekt, mis nõuaks investeeringuid. Aga see võib ollagi selline, kuidas ma ütlen, julge samm. Aga õiglus on teie poolel. Et kui karikate rüütel räägib, et tundke rõõmu teenimisest, see võib olla siis projekt kellegagi kahasse. Kellegagi koos millegi tegemine. Uudised, keegi pakub teile midagi, pakub koostööd, aga te pole päris kindel, kas te tahaksite seda koostöö pakkumist vastu võtta. Kuna õigluse kaart on siin väljas, siis lugegegi need lepingud kõik korralikult läbi, enne kui te otsustate. Õigluse kaart aitab ja aitab ka seesama karikate rüütel. Karikate rüütel õigluse kaart ja mõõkade baas. Et lepingud läbi lugeda, plaan peab olema ja plaan peab olema vettpidav, aga te olete nii tark, te olete ise piisavalt tark. Ja kui teil endal seda tarkust ei ole, siis või arvate, et teil ei ole, eks te küsige siis nõu. Aga vot sellised kaardid, müntide baas ja müntide 8, ettepanek, mingisugune raha, ühesõnaga töö ettepanek, mingi projekt, mingi teenistus, mida teile pakutakse, otsus tuleb teha, muidu ei saa edasi liikuda. Julgus tuleb kokku võtta, õiglus on teie poolel ja mõõkade baas, ta tuleb ka uudistega, aga mõõkade uudised on pigem sellised seadustega nagu selle sama õiglusega kooskõlas projektidega nagu selles mõttes, et lepingud, mis tuleb läbi lugeda viimase punktini, näpuga tulebki järgi ajada, et kõik vastaks seadusele ja kõiki asju tuleb ajada lepingute järgi. Kuidas ma ütlen, punkt punktilt. Ja küllap siis hakkab see raha ka liikuma. Kui te oma julguse kokku võtate, otsuse ära teete, siis saate te edasi liikuda. No otsus on ju ka see, kui te seda ei võta vastu seda pakkumist. Võt ma ei oskagi öelda, aga mulle tundub küll, et te olete ise piisavalt tark, et aru saada, kas see on hea pakkumine või ei ole. Teie teete oma valikud ikka ise, armsad lõvid. Et selline sai selle nädala lugemine teile. Valikuid tuleb teha, õiglus, julgus ja iseenda laeva kapten. Just nii see ongi teie elus.
Ja nii see peabki olema, me ise juhime, me ise teeme otsuseid. Olgu need siis õiged või valed, eks me seda saame hiljem teada. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.